Tere, Ralf Lõhmus, Tallinna Kiirabi õde brigaadijuht, siin asutuses töötanud 3 aastat. Tere, mina olen Piret ja Tiit ja olen siin asutuses töötanud 3 aastat ja olen õde ehk siis tagumine liige. Tere, mina olen Mark Gabrielov ja tööstaaž on 3 aastat Tallinna Kiirabis ja üldse Kiirabis 4 aastat. Brigaadijuhina minu töö oleks siis meeskonna juhtimine, suhtlus kindlasti häirekeskusega ja vajadusel siis ka teiste ressurssidega, kes sündmuskohal saabuvad, politsei, pääste. Ja sündmuskohal siis kindlasti anamneesi kogumine, ravitaktika valik ja võib-olla see hospitaliseerimise korra otsustamine siis, et kas viime haiglasse, kuidas ja nii edasi. Ja vajadusel siis kõik meditsiinilised protseduurid sinna juurde. Mul siis on ohutult viia brigaadi sündmuskohale, siis kui on vajalik ohutu transporti kiiresti haiglasse ja siis aitada brigaadi sündmuskohal. Minu kui siis õe tagumise liikme ülesanne on samamoodi töötada meeskonnas, koos lahendada seda situatsiooni ülesannet, samamoodi protseduurid, mis me teeme, veeni kanuleerimine, elutähtsate näitude jälgimine, monitoorimine, kontrollimine ja vastavalt nendele näitudele ka tegutsemine. Ehk siis kiire reageerimine, koostöö. Meie tavaline tööpäev, siis minu tööpäev algab sellega, et saabun siia kiirabijaama kuskil 15 minutit enne tööpäeva algust. Ehk siis kui ma kell 9 peaksin alustama, siis võiksin vähemalt 15 minutit varem olla kohal. Selleks, et kontrollida üle oma varustus, saada kokku oma meeskonnaga, vajadusel kõrvaldada mis iganes probleemid enne valve alustamist võivad esineda varustuse või siis personaliga. Ja login sisse siis seal iPadis, mis meil nüüd on, iPadis login sisse süsteemi ja alustan siis nii-öelda valvet. Tulen siia auto juurde, kontrollin siin üle varustuse veel ning vajadusel või siis kui oleme valmis, annan väljasõidukorralduse ja sõidame edasi siis kas tugikeskustesse siis. Nüüd tugikeskuses me jääme nii-öelda kutset ootama, et me ikkagi oleme valves, see tähendab seda, et me reageerime vastavalt vajadusele. Ja kui kutse tuleb, sõidame välja ja teenindame selle kutse ära, seal võib minna vahest tund aega, vahest 3 tundi, sõltub siis probleemist. Ja peale kutse lõppu tegelikult meil ongi vaba aeg kuni järgmise kutseni. Päevad on erinevad, vahest me siis nii-öelda sealt auto pealt tegelikult ära ei saagi, et sõidame ööpäev läbi, aga on ka päevi, kus tõesti saad filiaali tulla, saad telekat vaadata, saad võib-olla magada natukene, et selles mõttes on erinevad päevad. Siis tööpäeva lõpus, lähenedes siis tööpäeva lõpule, koguneme siia samma kiirabijaama kokku, kus toimub siis valve üleandmine, jälle varustuse kontroll ja nii edasi siis kokku saamine järgmise valvega, enne kui siis lahkutakse. Meie selja taga on siis meie võib-olla see peamine töövahend on kiirabiauto ja seal sees on tublisti varustust. Et võib-olla natukene rohkem kui siin filmides võib-olla, et ainult sellest stetoskoobist ei piisa, et meil tegelikult on päris palju varustust ja seal autos on ka kõik vahendid, mis aitavad selle inimestes elus hoida või ta elu päästa ja teda siis nagu turvaliselt haiglasse viia. Lisaks transpordivahenditele, millest Mark kindlasti oskab täpsemalt rääkida. Kuidas me hakkame haiget nagu transportima, need on hästi palju võimalusi. Kas ta on ise liigub või äkki temal on mingi trauma, ta ei saa ise käia või üldse ei tohi liigutada. Selle jaoks on
sihuke vaakumlahas näiteks, mis me peame koos tiimiga teda sinna panna ja siis pärast panna raami peale ja viia teda haiglasse. Või on lihtsalt inimesed, kes on kodus, aga nendel on raskused käimisega, siis on neil võimalus kasutada ratastooli, mis temal on lindid ja saab mina autojuht saan teda viia näiteks 5. korrusest üksinda alla selle tooliga. Ja siis ravimid, kohvrid, millest Piret teab palju. Et kõik selline, mis siin autosse ära mahub. Ja tegelikult me oleme kaasaegsed, meil on ka iPadid, kus me siis täidame kiirabikaarte. Enam ei ole paberkandjal neid, nagu võib-olla vanasti kõigil meeles on. Ja üldiselt jah, meil on käsijaamad, millega suhtleme siis häirekeskusega ja nii edasi. Tegelikult töövahendeid on jah palju. Meie töö üldiselt on jah väga vaheldusrikas, sellist väga raske on eristada, kas ta on istuv või seisev. Tegelikult me teeme kõike. Istume kutsele sõites, kutselt tagasi tulles siis autos, aga patsiendiga tegeledes enamasti liigume ringi palju, suhtleme omavahel. Et jah, selles mõttes sellist klassikalist kontoritöö tüüpi istumist jah, meie töös nagu ei tulegi. Pigem oleme kogu aeg liikuvuses, et kui kutset ei ole parasjagu ja me jaamas kuskil oleme või filiaalis, siis jah, me võime istuda, me võime telekat vaadata, kuni järgmise kutseni, siis meil on põhimõtteliselt vabad käed, võime teha kõike. Tööaeg on 24 tundi, see on tavaline vahetus. Aga meil on võimalik ka teha 12-tunniseid vahetusi, kas siis päevane valve või öine valve. Ja jällegi siis saab välja tuua selle graafiku osa, et me saame väga palju sõna sekka öelda graafiku planeerimisel. Et kui on sul soovipäevade andmine, et me iga kuu teatud päevaks anname oma soovipäevad, ehk siis päevad, mil me soovime töötada või me ei soovi töötada. Ja tõesti õppivale töötajale, mõnele inimesele, kellel on mõni lapsed või kellel on teine töökoht, et siis sellega arvestatakse, sinu soovidega arvestatakse. Meeskonnatöö kiirabis siis on tegelikult väga oluline. Keegi meist ei suudaks üksinda seal kutsel hakkama saada. Meil igalühel on oma ülesanded, milles siis oleme nii-öelda spetsialistid. Me otsustame tegelikult kiirabis patsiendi ravi osas, transpordi osas, hospitaliseerimise osas ka meeskonnana. Et minul brigaadijuhina on võib-olla selle otsuse vastuvõtmise kohustus ja õigus, aga see info kogumine ja see otsuseni jõudmine toimub ikkagi koostöös meeskonnaga. Ja siin kiirabitöötajana on oluline oma meeskonnas siis nii-öelda hästi toimida, teistega palju suhelda, hästi läbi saada, sellepärast, et sa oled ikkagi samade inimestega koos 24 tundi ja see aeg läheb palju kiiremini, kui sa oma meeskonnaga hästi läbi saad. Ja et kiirabitöös me kutsetel ka ei käi kindlasti mitte üksinda, me kõik 3 siseneme sinna kuhu iganes siis korterisse, sündmusele ja tegutseme seal ka meeskonnaga. Mingil määral mängib vanus rolli, et ikkagi kui meie töö on paratamatult hästi füüsiline, me peame patsiente transportima, me peame lihtsalt öeldes siis koridoridest mööda treppe jooksma, nii edasi, et meil on hästi palju sellist füüsilist tööd, et siis võib-olla mingil hetkel see vanus hakkab rolli mängima. Ja tegelikult, aga muud piiri nagu vanuse osas tegelikult ei olegi. Kui sul on tahtmist, sul on oskust, siis kiirabis alati on võimalust. Põhimõtteliselt, mis keeli puudutab, siis tegelikult riigikeel on eesti keel on vaja
siis vene keele oskus on vajalik, suur osa meie patsientidest on venekeelsed, tegelikult selle vene keele õpib väga edukalt siin töö käigus ära, ma ise samamoodi siia tööle asudes väga vähe rääkisin ja nüüd siis igapäevaselt tulen nagu toime vene keelega ka. Lisaks selle kohta tahaksin öelda, et soome ja rootsi keelt on hästi nagu vaja kesklinnas tööle, et hästi palju patsienti on Soomest või Rootsist ja lisaks on väga hea inglise keele teadmine. Nende keelte oskus tuleb ainult kasuks, aga need ei ole ilmtingimata eelduseks ja tööle asumisel. Meie töökeskkond on taaskord vaheldusrikas, palju aega veedame selles samas kiirabiautos, aga kutsetel meie töökeskkond on täiesti seinast seina. Me näeme hästi erinevaid, üks päev võid sa olla kuskil presidendi palees ja teine päev sotsiaalmajas või kuskil metsas ringi mütata, et väga-väga erinev on seinast seina. Ettevõtte poolt meil on tegelikult kohustuslik 60 tundi siis õdedel ja brigaadijuhtidel koolitusi läbida aastas. Tehnikutel on see 40 tundi. Need koolitusvõimalused on siin samas majas olemas. Meil terve kiirabijaama teine korrus on tegelikult eraldatud koolituskeskusele. Siis ettevõtte poolt on veel igasugu ühisüritused, talvepäevad, suvepäevad, kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlused, kõiksugu konverentsid, mis puudutab siis meie tööd ja eriala, siis ka tööandja poolt tegelikult on meil siin kiirabijaamas jõusaal spordimeestele, on olemas lisaks puhkeruumid, karjäärivõimalusi tegelikult Tallinna kiirabis ja üldse kiirabitöös on päris mitmeid. Alustame tavaliselt siis, kas ongi tehnikuna, meil palju inimesi, kes alustavad tehnikuna ja siis liiguvad edasi õeks, ehk siis tagaistujaks ja siis edasi võib-olla juba sealt brigaadijuhiks ja kogu selle protsessi vältel käib siis ka pidev õppimine, et kas siis tervishoiukõrgkoolis või meie enda asutuses karjäärivõimalustest, et võib-olla ongi arenemine siis edasi kas õeks, brigaadijuhiks ja tegelikult meie asutuses on võimalik ka koolituskeskuses töötada instruktorina, selleks tuleb natukene juurde õppida, aga meie enda asutus siis õpetab neid instruktoreid ka välja ja julgustab siis ka seda tööd tegema. Kindlasti mitte ära kohkuda sellest kiirabi tööst, mida võib-olla on filmides või kuskil uudistes kuvatud, et tegelikult keegi ei viska sind vette kohe, et umbes õpi ujuma. Meil on ikkagi koolitused enne, me õpetame oma uued töötajad välja, ei pea selle pärast muretsema. Siis alati on olemas tugi siis kaastöötajate näol või siis osakonna juhtide näol, kellega saab konsulteerida, kellega saab rääkida. Ka seda sama tööd tehes, nagu ma ütlesin, meil on meeskonnatöö, saad oma meeskonnale nagu toetuda. Kui tõesti mingi asja ei tule välja üks päev, siis on meeskonnas keegi, kes sellega hakkama saab ja toetab või julgustab sind. Ja kui meie oma meeskonnapõhiselt siis jääme hätta kiirabi kutsel, siis meil on võimalus alati endale abi kutsuda. Tegelikult me ei ole kunagi üksinda. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.